Selle saate toob sinuni Volkswagen, sest tõeline areng saab alguse tähendusrikastest vestlustest. Praegu leiad aadressid volkswagen.ee eripakkumise. 10 meie populaarseimat muderit ilma registreerimist tasuta. Tere head kuulajad, käes on 29. september. Geeniuse digisaade alustab nädala aja uudiste ja ülevaadetega. Millest me täna räägime? Me räägime sellest, kuidas Glen käis drooni kaalumas, kuidas Meelis sõitis välismaale vaadata telefoni ja isegi autot. Räägime sellest, kuidas üks AI tahab, et me iga hommik talle veel rohkem tähelepanu pööraksime ja kuidas Hans kirub uut telefoni. Ja räägime ka sellest, et kes kasutab veel Windows 10, see sai jälle natukene ilusama elu. Ja võib-olla jõuame rääkida ka sellest, kuidas Glen võitleb suurkorporatsiooniga, kes ei taha teda internetti lasta. No nii, selline saade siis, nagu aru saite. Täna on stuudios Hans Lõugas, Meelis Vellomäe, Glen Pilvre ja võtame esimeseks uudiseks, et Meelis sinu välismaa reisi. Sa käisid siin just IFA-l Saksamaa, nüüd sa läksid jälle Saksamaale. Ja võib-olla ei oleks pidanud tagasi tulema, aga lihtsalt sattus niimoodi, et kuidagi kaks Saksamaa erinevates otstes olevat üritust oli üsna järjest paari nädalase vahega, et seekord oli mul võimalus siis käia vaatamas Xiaomi uusi tooteid. Nad pidasid Euroopas suure toote tutvustuse ja kohe järgmisel päeval pidasid nad Aasias teise suure toote tutvustuse, kus nad näitasid tooted, mida meie Euroopas ei näinud ja mis Euroopas jõuavad alles jaanuaris, nii et nagu kaks suurt üritust samal firmal järjest ja see tekitab võib-olla päris palju segadust, eks ole, et mis siis täpselt ja kuidas, aga... Vaata, mina nägin seda, et Xiaomi tõi välja uue telefoni, millel on 2 ekraani, esimene ekraan ja teine ekraan ja siis ma sain aru, et Meelis sa lähed Xiaomi telefoni vaatama, aga sa ei näinudki seda telefoni. Ja mina ei näinud neid ekraanidega telefone, mis on kurb, sest et minu arust ongi see natukene keeruline, miks nad nii tegid, et nad tegid ühel päeval Euroopas suure toote tutvustusest, tegid järgmisel päeval Aasias teise, kus oli palju põnevamad tooted, et need Xiaomi 17 ja 17 Pro, 17 Pro, 17 Pro Max, eks nüüd on ka nimed ja numbrid on nagu iPhone'il, eks ole. Need on siis tulid praegu välja Aasia turule ja ka Xiaomi Pad 8 tahvelarvuti. Aga need tulevad Euroopas nagu ikka enamuse Xiaomi selliste Pro-seeria kallimate seadmetega alles siin vara kevadel või hilisel talvel. Eks me peame, mitte võib-olla päris pool aasta, kus 4-5 kuud ootama, kui need Euroopas jõuavad. Ja sellest me nagu praegu rohkem ei tea, välja arvatud see, et need on tegelikult nagu ägedad telefonid ja ma juba tahaks neid proovida. Aga mida ma sain proovida on tegelikult hoopis siis eelmise aasta suhteliselt suured hitid Xiaomi T-seeria telefonid, ehk siis 15T ja 15T Pro. Ja seal on nagu omajagu muudatusi ja samas nagu ei ole ka muudatusi, et see on kahe otsaga asi, et Pro-seeria telefon sai päris palju muudatusi, tavaline sai vähem muudatusi. Põhiline asi, mis on see, et nad näevad väljast nagu ka eelmiste aastate mudelid väga sarnased välja, kus panna kõrvuti siis aru, kumb on kumb, kui sellest voolaga vaata seda kaameramoodulit siin. Kaameramoodul ise on ka täpselt samasugune, aga lihtsalt seal ühe sees on siis näha see kandiline periskoopkaamera, eks ole. Et mis on muutunud on esiteks siis see, et mõlemal telefonil on nüüd suurem 6,83 tolline ekraan ja Xiaomi esindas ütlesid ka, et nende klientidele väga meeldivad suured ekraanid ja sellepärast tegid ekraanid suuremaks. Minul see suurem ekraan väga ei meeldi, mulle meeldib kindlasti rohkem eelmise aasta väiksem ekraan, sest see istus palju rohkem, palju paremini käes. Ma üldse arvan, et selline 6,5 kuni 6,67 tolli oli tegelikult eelmine aasta. Et sellised ekraanid on tegelikult nagu kõige optimaalsemad, vähemalt minu käe jaoks, et nad on hea kompromiss siis suhteliselt normaalsuurusega telefoni suure ekraani vahel. See 6,83 tolline ekraan, mis on sama suur, kui on siin viimase aja OnePlusi telefonidel, on tegelikult minu käes natukene liiga suur mugavaks kasutamiseks ja tegelikult on ta ka natukene selline, need ääred on kandilised, eks nad on läinud väga iPhone'ilikuks ja mulle tundub, et ka uued Xiaomi telefonid ja järgmise aasta Honori telefonid tulevad kõik kandilised, nii et see trend jätkub, et kõik ahvivad iPhone'i disaini. Suurte telefonide ihalus, me teame juba ammu on nagu Hiina koduturult tulnud, aga ega seal ju ka inimestel väga palju suuremad käed ja nagu eurooplastel pigem isegi vastupidi. Vastupidi, seal on väiksemad käed. Kes hoiab neid siis? Kellel on mugav käes hoida? 2 käega või? Ja samas need Hiina turule välja kuulutatud ja mingil ajal Euroopasse tulevad Xiaomi 17 Pro on ju 6,3 tollise ekraaniga, need on tegelikult väikse ekraaniga ja siis Pro Max
mis on nagu iPhone'i Pro Max suure ekraaniga, eks ole. Aga jah, et see on nagu esimene kohe silmapaistev muudatus on see või kohe katsudest aru saada muudatus on see, et nad on kandilisemad ja on suurem ekraaniga. Kas see meeldib sulle mitte, maitseasi. Teine asi, mis on muutunud Pro puhul on see, et esimest korda ajaloos on T-seerial 5-koodse optilise zoomiga kaamera. See kaamera on üsna hea, et see 5-koodne optiline zoom on tõesti hea ja teised kaameras siis 50 megapikseline f1.6 avaga kaamera on, põhikaamera on sama, mis eelmine aasta ja ka 12 megapikseline fix focusega ülilai nurk on sama, mis eelmine aasta. Pro mudelil siis. Tavamudelil on täpselt samad kaamerad, mis eelmisel aastal, 2-kordne optiline zoom, mis on mõttetu. Täpselt sama põhikaamera ja täpselt sama lainurk, mis Prool, mis on ka samad, mis eelmisel aastal. Need kaamerad ei ole nagu uuel mudel üldse eelmisel aastal võrreldes muutunud. Põhimõtteliselt ongi sellel tavalisel 15T-l on ainukesed muudatused on suurem ekraan ja tegelikult ka siis natukene võimsam protsessor, ehk siis kui sellel T-Prool on eelmise aasta MediaTeki lipulaev, ehk siis Dimensity 9400 plus, mis on väga võimas, siis odava mudelil on nüüd Dimensity 8400 Ultra, eelmine aasta oli 8300 Ultra, ehk siuke 10-15% tegelikult võrra parem jõudlus. Ja natuke on tagasi minnud ka, et kui ekraanid on suuremad, siis näiteks ekraanide eredus on natuke väiksem kui eelmisel aastal, vähemalt paberil, praktikas ilmselt seda vahet ei näe. Ja millegi pärast on kas, kui eelmine aasta oli mõlemal telefonil 144 Hz värskendussagedus, sel aastal on odavama mudel 120, kuigi sama asi jälle, et ega me silmaga seda vahet ei näe, eks ole, nii et see on selline ilus number. Aga see on jällegi asi, mis on nagu oluline tagasiminek paberil, eks ole, või kui sa võrdled andmeid, keegi võrdleb andmeid, vaatab, et näed, uus mudel on kehvem kui vana. Et see on nagu omapärane näite. Akud natuke suuremad, 5500 milliamprit, eelmisel aastal oli 5000. Väga suuri akusid pole sisse pandud, aga piisavalt suured ja Xiaomi ise ütleb, et nemad näevad oma testides 30% paremaid siis nagu aku kestvusnumbreid, aga seda me peame testima, sest mul on see telefon siin testis praegu ja eks ma mingi paar nädala pärast saan öelda, kas aku kestab ka päriselt hästi või mitte. Tarkvarast nii palju, et nagu ikka T-seeria telefon tuli välja HyperOS 2-ga, mis põhineb Android 15-le, kõigis andmetes nad ütlevad, et see on Android 16 ja HyperOS 3, mis tegelikult tuleb siis välja oktoobri lõpus nendel telefonide uuendusega, esimesena saavad need telefonid selle. Ja kui Xiaomi ise väidab, et HyperOS 13 või 3 on hästi suur uuendus ja seal kõik on teist moodi, siis tegelikult natukene on tehtud ikoon ühtlasemaks ja põhilise erinevusena on varastatud väga julgelt ja julmalt iPhone'i pealt Dynamic Island, ehk siis kui me enne parem oleme näinud, et Hiina telefonitootjad üritavad seda teavituste süsteemi nagu Apple sarnaseks teha, siis Xiaomi on teinud selle nüüd nii sarnaseks, et minu on ära vahetamiseni sarnane. Vähemalt selle beta versioonil, mida ma seal näppida sain, tundus see olevat nagu üsna nagu see on julm rip-off, aga nad ise ütlevad, et inimesed seda tahavad ja nende asi on ikka väga palju erinev kui Apple'il, tegelikult vist väga ei ole. et ühesõnaga, et kui me võtleme siin seda, mida OnePlus ja Honor teevad samamoodi, eks ole, siin kaamera, esimees ja kaamera ümber panevad selle teavituste ala, siis Xiaomi'l on see ikka veel rohkem Apple'likum. Et nii palju võib-olla telefonidest, et ma pean neid testima ja vaatama, kuidas nad siis tegelikult on. Mis sa nüüd kokkuvõttes ütled, kellele need telefonid on ja mis hinnad? Tegelikult on nii, et kuna hinnad on samad, mis eelmisel aastal 649 on see tavaline ja 799 on sellel Prool, siis inimesed, kes tahavad nagu head jõudlust normaalse raha eest, kuigi siin on jällegi see point või nüanss, et praegu on hinnad ikkagi üsna kallid. Ja tegelikult kõik teavad, et Xiaomi T-seeria on väga sarnane Samsungi Galaxy FE seerial, ehk tegemist on sellise loss leaderil õige väljend, aga kampaaniatootega, mida siis väga agressiivselt allahindlustega turundatakse, et ma arvan, et hiljemalt jõuluks on nende telefonid hinnad kõvasti kukkunud kampaaniates ja siis on seda nagu mõistlik osta, et praegu näiteks sai ju minuga kevad tehtud testist sai tavaline 14 T sai teise koha piksli järel, sest et tegemist oli väga hea hinna ja omaduste suhtega telefoniga, eks ole, kuna hind oli väga heaks muutunud. Ja mu usun, et selle aasta juhtub sama, et need hinnad kukuvad päris kiiresti ja kui nad on paarisaja euro võrra kukkunud, siis on nad päris head telefonid. Esialgu ma neid ilmselt ostma ei tormaks, sest et jah, parem tasub ära oodata hinnalangus. Et praegu on selle turul sama raha eest saab peaaegu selle 800 euro eest natukene rohkem saab Galaxy S20
Note 5 Ultra näiteks osta või OnePlus 13 või mõne muu sellise tegelikult nagu võib-olla isegi veel parema telefoni. Nii et selles mõttes, tegelikult läheb ta väga lähedale ka eelmise aasta, ma ei tea, iPhone 15 Pro võib-olla veel päris ei saa, aga ta väga kaugele ka ei jää. Nii et selles mõttes nagu see valik nagu selles hinnaklassis on nagu väga tugev ja Xiaomi ilmselt teab seda ise ka, nii et ma näen või usun, seda muidu keegi on ametlikult kinnitanud, aga see strateegia eelmist aastat on olnud see, et tuleme kalli hinnaga ja siis pärast saame näidata -30% hinnalangust, eks ole. Kuule, aga tegelikult ma küsin nüüd teist teemat, mis on hoopis huvitavam mõnes mõttes, et Xiaomi on näidanud, et nad hakkasid teevad autosid Hiinas ja need on saanud väga palju kiitust, kes on seda sõitnud ja olid need Euroopas kohal või? Jaa, ma sain omale ka ühe. Aga see, mida nüüd Meelis näitab ja ükski kuulaja ei näe. On siis selline nõukajas tuttav läbipaistvus plastikus pakis mudelauto. Aga tegelikult nad teevad suuri ka. Mis on siis Xiaomi J7 Jeep. Päris autot nad meile ei andnud, aga sellise mudelauto lava peale laitsid, sest et näidata, et meile, ärge unustage meie autosid, eks ole. Aga tegelikult kollast värvi väga ägeda disainiga, väga ägeda värviskeemiga olid need autod ka tegelikult see messikeskusel näitusel väljas. Küll siis mitte see, et neid osta saab, aga lihtsalt see, et vaadake, et me teeme ka neid. Ja ma ütleme, et autode ümber oli ikkagi nagu metsikult rahvas, kes nendest pilti tegi ja kes nagu seal enda selfisid tegi enda autode taustal, et selles mõttes see oli ikkagi väga populaarne väljapanek, jah. Aga kas see oli lihtsalt nagu meeldetuletus, et me teeme ka autosid või et me tuleme ka Euroopasse? Sellel üritusel sellest ei räägitud, see ei olnud selle ürituse fookus, aga täna igal juhul tuli uudis, et Xiaomi avab Münchenis ehk samas linnas, kus see üritus oli ka elektriautode R&D keskuse Euroopa oma ja neil on plaan hiljemalt 2027 oma autodega Euroopasse tulla ja see töö selle kallal käib, aga lihtsalt aja küsimus, eks ole, ja me ei tea, kuidas on tolleks hetkeks nii majanduslik kui poliitiline olukord, et kus me elektriautodega oleme ja kus me Hiinaga suhetega oleme, eks ole, nii et see kõik on nagu suhteline, aga jaa, et firmal endal on plaanis need autod Euroopasse tuua või siis nende autode mingi facelift juba tolleks selleks ajaks, eks ole, nii et. No väga lahe. Xiaomi teeb siin kõvasid käike edasi. Kuule, nad teevad midagi veel ju. Sul ütlesid, et peale autod ja telefonide üks kategooria on veel, kus nad laienevad. Üks kategooria on veel, millest nad tegelikult varem ei rääkinud, et ju ürituse põhisõnum oligi need 15 T-seeria telefonid, aga tegelikult nad tegid sellist one more thing Apple stiilis ja selle keynote'i lõpus andsid teada, et tulevad esimest korda ajaloos Euroopasse ka Xiaomi suured kodumasinad, mis Hiinas tegelikult on juba päris kaua müügil olnud ja need on siis Miji ja brändi all, mitte Xiaomi enda brändi all ega mitte Redmi brändi all ja praegu hetkel on siis hakkavad vaikselt pihta, et tegelikult valikus on üks suur külmkapp 4 uksega või siuke, et nii ülemine külmikosa kui sügavkülma osa käib kahelt poolt lahti 502 liitrit, täiesti okei külmkapp, iseenesest täiesti tavaline, mitte midagi erilist siis suur 9-kilone kuivatiga pesumasin, mis nägi ka täitsa viisakas välja. Pesumasina võib-olla eriomaduseks on see, et tal on alla 600 euro hinnaklassis on pesuaine doseerimine peale, ehk siis sa paned sinna oma keelid sisse ja ta ise vaatab, kui palju tal seda vaja on. Omapäraseks elemendiks on see, et ei ole ühtegi füüsilist nuppu, et kõik on puhtutundlik, mis minu ja mulle väga ei meeldi, sest mina tahaks, et pesumasin oleks füüsilised nupud, eks ole. Erandiks võiks olla näiteks, kui ma siin Nifa rääkisin Roboroki pesumasinist, selle peal oli tohutult suur puhtutundlik ekraan, kus oli need programmid kõik ühe nupu alla välja toodu, eks sa said valida klõps, sul olid olemas programmid, siis Xiaomi peas ikkagi nagu menüüdes natuke surfuma selleks, et see oma programm üles leida, mida sa tahad panna ja see võib-olla ei ole väga mugav. Ja viimaseks oli neil siis õhksoojuspump, eks konditsioneer, mis nad ise ütlesid, on väga vaikne ja teeb natukene mugavamalt, jaotab seda õhku. Kui fakt see on või kui ilus jutt see on, seda me ei oska öelda, sest et proovida ju seda ei saanud. Need ka need konditsioneerid nagu on siis Euroopas suhteliselt uued, kuigi ma olen Eestis juba mingeid reklaame nendel näinud enne seda üritust. Need 3 suurt kodumasinat ilmselt tulevad nad tulevikus veel suurema valikuga juhul, kui see osutub edukuks, aga loomulikult nad ei ole nagu nii suured, kui on Haier või Hisense või mõni muu selline suur Hiina kodumasina tootja. Lisaks nad näitasid ka siis uut QLED mini-LED seeria telereid, mille nad ka millegipärast panevad mitte siis telefonidega samasse kategooriasse, vaid hoopis nutikodu kategooriasse, ehk siis nagu pigem kodumasinad talle on telekat pandud. Et samamoodi hea korralikud telekad, keskmise hinnaklassi omad, aga nagu Xiaomi asjade puhul ikka on see, et nende hinnad on hästi agressiivsed, eks ole, nii et võib-olla hinnaomadused suhe on päris hea. Ja need olid nagu need põhilised tootmine näitasid, üks tahvelarvut tuli ka
Redmi Pad 2 Pro, mis on siis tavalist Redmi Pad 2 säästutahvlist natukene võimsam ja suurem ekraaniga versioon, aga seda nagu, see oli nagu selline footnote või mitte nagu mingisugune erilist tähelepanu pälvinud asi. Ja. No väga lahe, eks siis saame näha, kas need asjad siin võtavad. Telefone ma kindlasti testin ja siis räägin täpsemalt, mis mulle meeldis ja mis mitte. Olgu nii, lähme siis aga edasi järgmise teema juurde. Kuule Glenn, kas sina oled juba tuttav ChatGPT uue sellise, kuidas siis öelda, uue hommikurutiiniga, nii et ChatGPT Pulse või Pulss või eesti keeles öelda? No ma ilmselgelt maksan vähemalt esialgu tundub, et on see saadaval 200 € maksjatele. ChatGPT Pulse peaks olema siis selline uuendus, et ChatGPT ise on sulle nagu väike abiline, kes vastab kõigile sul küsimustele väga targalt, aga nüüd ta teeb tööd öösiti, kui sina magad. Ja hommikul on sulle nagu menüü valmis pandud teemadest, mis võiksid sind huvitada. No midagi sarnast ju teeb Google juba ammu, ma küll ei tea, palju ta selle nimelt tööd teeb, aga kõik, kes Google'iga on kursis, teavad, et Google sulle sellist personaalset uudiste voogu komplekteerib sama moodi, aga ma ei tea, palju selleks vaeva näeb või kas ta tõesti öö läbi palehigis töötab selle nimel. Minust tundub see nagu samm selles suunas, et ChatGPT nagu toote mõttes ju tungib sinna otsingumootori asemele, et mida sa ei löö otsisõna Google'isse ja vaid nüüd tahab olla siis, nagu sa ütlesid, just nagu see Google, kes sulle pakub hommikused uudised või hommikupäeva teemad. No kusjuures siin nad ise ütlevad seda teenust reklaamides, et seal on ka ühendus siis sinu kalendriga loomulikult, sinu Gmaili kontoga, ta võiks siis sinu kohtumiste päevakavu sulle meelde tuletada ja sünnipäevasid ja restorane soovitada ja mida iganes, ühesõnaga nagu tegutseda, aga jah, mulle jääb nagu natuke segaseks, et palju ta siis päriselt kogu aeg kuskil möllab või tegutseb. Seda saab siis näha jah, kui see lõpuks kohale jõuab meile, aga iseenesest lubadus võiks olla suuremanaline, et tõesti sul on see isiklik väike ülemteener, kes teab su päevakava, teab et sind huvitavad rohkem näiteks, ma ei tea, pesumasinad, mitte aga näiteks käsitsi pesu pesemine. Imelik näide, aga ütleme, ta teab su huvide kohta midagi ja siis ta oskab sulle öelda, et kuule, et täna võiks teha seda või sinna minna või kolmandat asja. Nagu miks näide ChatGPT või OpenAI'lt endalt oli reisil olles. Ta teab, et sa oled reisil, et mine hüppa nendest kohtadest läbi. See on just seesama teema, mida siin ma millalgi tõstatasin just, et võiks abimees telefonis teada, kus sa oled. Ja mida just kui Gemini teadis, aga ainult siis, kui sa pöördusid õigesti, et see päris niimoodi ei olnud, et ta kogu aeg teadis, et ta nagu väitis, et ta kogu aeg ei tea, aga vaat kui sa nüüd midagi küsid, siis ta saab ühenduse Google Mapsiga ja ChatGPT tol hetkel seda ühendust ei saanud. Võib-olla siis tõesti, kui ta nüüd niimoodi mul taskus oleks ja ringi vaataks, et ma nagu endiselt tunnen, et mulle selline, kuidas ma siis ütlen, selline sõber taskus täitsa meeldiks, kes tõesti siis minuga koos kõndides võib-olla mingil hetkel näeb ka kaamerast, tuletades jälle meelde seda sama legendaarset filmi. Ja ma saangi taga rääkida nii täitsa nagu vabas vormis, eks ole, et tema näeb seda sama pilti, mida mina näen. Ja see vestlus võikski väga loomulik olla, mis iganes teemadel, olgu see mingi liiklus või arhitektuur või mingid inimesed või loomad džunglis või tänaval või mida iganes. No ühesõnaga ChatGPT Pulse on kuskil juba väljas, meieni jõudmas, igatahes ootame sinult, Glenn, siis vaatame, et kas sa oled oma hommikutes veelgi rõõmsam AI-ga suhtlemises, kui ta jõuab sinuni või ei ole. Ja ma pean tunnistama, iga hommikul küll ei alusta veel ChatGPT-ga. Aga muide, see ongi nende jaoks see äri eesmärk, et sa alustaks ka hommikul. Võib-olla peaks, jah. Et keskmine kasutaja võtaks võimalikult vara selle äppi lahti. Nii, aga räägime edasi, ma tahan korraks kiruda. Enne kui ma sinult küsin, Glenn, sinu kirumise kohta, aga ma tahan kiruda seda, et me vist eelmine nädal ikka rääksime uuest iOS-ist ja macOS-ist, operatsioonisüsteemidest ja mina olen nüüd selle kasutajate grupi hulgas, kes ütleb, et ikkagi õudne asi on, pea valutab ja hambad on ristis ja tahaks nagu, mis pagana asi sealt tuli sealt Apple'ist see uus telefoni tarkvara. Selgita siis, mis on nagu probleemiks? Jah. Võiks öelda, et äkki ei meeldi sulle need läbipaistvad klaasmenüüd, mis liiguvad üle alla.
ei, mulle need väga meeldivad. Äkki mulle ei meeldi see, et ma saan panna nüüd telefoni taustapildiks 3-mõõtmelise foto, et kui sa seda telefoni keerutad käes, siis nagu asjad liiguvad 3-mõõtmelisest, nagu vanasti olid need stereopildid, mida laps sai vaadata. See ka meeldib mulle. Selline pildike oli millalgi ka mingisugustel Androididel. Samsungil on ka see olemas ja mingid testil on veel. Aga need on siuksed vidinad iluasjad, mis mõnele lähevad korda, mõnele mitte. Aga mille peale ma olen tõsiselt kuri, on rikutud ära baasfunktsioonid. Ja need, ma ütleks, tarkvaras on need bugid, need ei olegi isegi mingi uuendused. Ma teen lahti telefoni äpi ja siis on paras loterii, mis mulle vastu vaatab. See telefoni äpp, kas ta vaatab vastu minu lemmikkontaktid, kellele ma saan helistada, kas on lahti mõni kontakt, kellele ma olen viimaste päevade jooksul helistanud, aga ma ei ole täna, enne kui see telefoni äpi kinni panin, ta ei olnud lahti. Või on lahti see keypad, kus on need klahvid. Ja just praegu, kui ma olen telefoni äpi kinni, teen lahti, on hoopis uus asi mul lahti. Ja iga lühikese asja jaoks, mida mul eriti närve jääb, on teha 2-3 lisapuudutust. Ma helistada Glenn Pilvrele, ma vajutan Glenn, otsin Glenn, siis tuleb tema kontakt, siis on seal helistamise nupp. Helistamise nupule ja ikka ma ei saa veel sulle helistada, siis tuleb mingid lisavalikuid, et sa tahad selle numbrile helistada. Ja sõnumitega sarnane lugu, teavitused. Väga tegelikult kaval asja on teinud Apple, mis nagu võiks teoorias olla super tark, et siin on telefonis sees lokaalne selline LLM, mingi keelemudel, et kui mulle tuleb ühest äpist 3 teavitust, see võib olla näiteks pood, mingi kaubamaja või mingi tähendab siis online pood, mis pakub mulle pakkumisi, mingisugune uudiste äpp, siis ta need 3 teavitust koondab üheks ja teeb siukse lühi paari märksõnaga teavituse. Näiteks, et mingi ajakiri teatis mulle 3 erinevat teavitust ja ütleb, et uudised, mingi Trump, välispoliitika, siis mingi kultuuri ülevaade ja mingi muu asi. Et koondab üheks 3. LLM on ju sees, väga tark, võiks teha. Aga see nagu üks siuke innovatsioonisamm edasi ja siis on 2 sammu tagasi baasfunktsionaalsuses. Aga kas need asjad, mida sa kirjeldasid, on see siis tõesti, on see nagu mingi viga tarkvaras või see ikkagi mul tundub, et see on bugid, et võib-olla 6 aja pärast uues versioonis on see parandatud, aga sa ei saa lasta miljonit inimest sellist asja välja. Ja need teavituste puhul oli see ka, et okei, mulle meeldib lugeda need kokkuvõtteid, aga ma sooviksin näiteks selle äpi tänaseks vaigistada. Ja seal on nagu teavituste juures on nupp, et mute for today. See ei ole ka mingi eriline raketiteadus, aga see ei toimi. Ma vajutan seda nuppu ja 5 minuti pärast tuleb uuesti teavitus samalt äpilt ja ma tahaks loopida telefoni või kirvega lüüada. Ja no ma ei tea, kas nad on läinud üle päris AI programmeerijatele, mis nagu võrdub selline praktikantide tase koodis või miks nii palju vigu on sellest lõppkasutajateni jõudnud tarkvaras. Igatahes ma olen frustreeritud. No ma proovisin ka uut Mac OS-i, aga tuleb küll tunnistada, et peale välimuse ma ei ole tuvastanud seal muutusi, aga see on selgelt minu probleem, et ta näeb ka ilusam välja ja on selline kena taustapilt seal, vesi vuliseb ja kivid on meres ja nurgad on ümmargusemad ja. MacOS on ilus, mulle ka meeldib, aga mõlema puhul, nii MacOS-i kui iOS-i puhul ikkagi üldine trend ma näen, on mõlemal puhul on nii telefoni kui arvuti jäänud aeglasemaks. Minul küll. Seda ma ei olegi täheldanud, aga sul on ju nüüd mingisugune 4 või väga mul on mingi super M, aga seal ei ole mul peal veel viimast. Ma panin selle küll oma vanemale Eerile. Läbipaistvad klaasiefektid vajavad siis rohkem jõudlustani. Neil on hästi palju animatsiooni juurde keeratud ja ma ei teagi, kas seda kritiseerida või mitte. Sulle muidu üldiselt animatsioonid meeldivad või mitte? Sest ma tean, et ka iOS-il on see seal accessibility seadetes on see valik, et seda animatsiooni vähendada. Mina näiteks Androidi puhul teen seda alati, sest mulle ei meeldi liigsed animatsiooni. Mulle tundub, et teevad telefoni aeglasemaks. Ma olen neutraalne. Minust on okei, kui inimene on kinni keerata ja see on täitsa okei. Mina keeran Androidi puhul alati kinni ja kui ma olen mõnda iPhone'i testinud, siis ma olen ka enamasti need mõne aja pärast kinni keeranud. Ja see on niimoodi, ongi nagu sa ütlesid maitse asi. Mida ma ei salli on see, et kui sa teed nüüd ägedad animatsioonid, mis võiks mõnedele inimestele meeldida, et nad, ütleme, aastavanuse telefoniga tunduvad aeglased. Okay, see on küll kehv. Kusjuures, kui me iPhone'ist räägime, siis seal Saksamaal käies meie seal selles mõttes seal üritusel oli hästi palju erinevaid tehnikuajakirjanikke ja mul jäi mulje, et Apple on ikkagi vaikselt ka Euroopa turgu vallutamas, sest et
kui vanasti tehnikaajakirjanikud on need inimesed, kes tavaliselt tihti kasutasid Androidiga telefonist, neile kuidagi meeldib see vabadus rohkem, siis väga palju oli näha iPhone ja kui ma korraks mõtlesin, et äkki on siis nagu praegu see aeg, kus kõik testivad 17, eks ole, siis hästi palju oli ikka näha nagu vanemaid Pro'sid, 16 Pro'd ja 15 Pro'd, millel nagu 3 kaamerast on näha, et see on Pro, aga see kaamerasaar on veel nagu vanamoeline, eks ole, nii et ei ole 17, kuigi mõnda 17 Pro'd oli ka näha. Aga on näha, et nagu varasemast rohkem tundus olevat siis Euroopa ajakirjanike käes iPhone, kui ma varem olen näinud. No, põlvkonna vahetus on ju, tundub. Kusjuures ei olnud seal ka väga palju nagu nii super noori inimesi, et selles mõttes nagu tehnikaajakirjanike maailm on pigem siuke vanemate inimeste maailm ja noored on kõik influencerid ja YouTuberid, eks. Tõsi. Ma tahaks veel kiirelt lihtsalt Apple'i kiituseks ikkagi öelda seda, et need tarkvara uuenduste puhul või ka opsüsteemi uuenduste puhul, mis ikkagi arvutit puudutab, et nagu selline põhivälimuses ja kasutatavuses õnneks ei tehta mingisuguseid kardinaalseid muutusi, et tegelikult nii see 26 kui ka eelmine opsüsteem kui ka üle-eelmine ja isegi mul oli siin vanal iMacil veel peal, ma isegi ei mäleta, kui vana opsüsteem. Kõik näevad tegelikult välja väga sarnased ja väga ilusad. Et kui ma siin vahelduseks jälle kasutan Windowsit, siis hakkavad kõik karvad ikka vaikselt nagu püsti tõusma, et ilmselt mulle ei sobi see visuaalne pool, mis seal on, et kuidagi Windows või Microsoft, et neil tuleks ikkagi palgata mõned teised disainerid. Jaa, Microsofti häda on see, et kuidagi kaootiline on see. Muudatused on järsud, ootamatud ja mitte ühtlased, eks erinevate asjade vahel. Sa ütlesid nii hästi seda praegu, et ma pean hakkama niidi otsast kinni ja see on suurepärane viis, kuidas teha üleminek järgmisesse teemasse kiirelt. Ütleme siia vahele. Inimestele, kellele meeldib vana Windows, ei taha uuendada. Nendel on hea uudis. Nimelt Windows 10. Teatavasti, kelle veel arvutis on Windows 10, siis oli viimane tärmin lähenemas 14. oktoober, millal Microsoft ütleb, et turvauuendused enam ei tule, tugi lõpeb Windows 10, et kui sa seda edasi kasutad, sa jääd üksi. Aga ja ainuke võimalus oli siis osta see Microsofti varundusteenus, OneDrive'i ruumi või mingeid muid dollareid ja eurosid üle kanda endale. Aga nüüd tarbijakaitse gruppide surve oli nii tugev, et Euroopas me saime vähemalt väikse erandi. Ja see tähendab seda, kelle veel on Windows 10 või kellel on kodus või vanaemal või vanaisal või kellel iganes kuskil arvutis Windows 10, siis see veel 1 aasta saab neid turvauuendusi ja võib rahus edasi kasutada, ei pea hakkama uue kasutajaliidesega harjuma ja vaatama, kus startmenüü nüüd on. Nii et natuke veel toimib ja tänu meile siis tarbijakaitsjatele, et meie elu on selline. Aga tegelikult ma tahaks tagasi Glen sinu teema juurde tulla ja alustame siis vigade parandusest. Me rääkisime eelmine saade DJI droonist, mille nimi oli Mini 5 Pro ja kiitsime, et näete kui äge droon ja üks insener oli kõvasti tööd teinud, et lihvida maha need grammid, nii et ta 249 grammi. Ja me muidugi eksisime ja uskusime siin andmeid, mida me ei kontrollinud, aga Glen, kas sina oled nüüd kontrollinud, et me saame õiget juttu rääkida see saade? No jaa, meile tuli ka kirju postkasti, kes kohe viitasid sellele teemale ja teema just sel ajal, kui meie saade siis eetrindus, sel ajal ka see teema kogus maailmas pöördeid ja lendas jõudsalt ringi. Ja iseenesest on see tegelikult täiesti mõttetu teema muidugi, sest et tegelikult ei ole mingit vahet, kas mingisugune asi, mis nüüd õhus lendab, kaalub grammi rohkem või vähem. Aga jällegi teiselt poolt vaadates on see äärmiselt huvitav teema ja sel teemal saab väga pikalt rääkida, sest et see on absurdne ja omamoodi ka naljakas. Ehk et teatavasti siis on 250 grammi Euroopa lennuohutusameti poolt sätestatud kaalukategooriate üks piirpunkt. Seal on neid veel, need vist vastavad nagu C0, C1, C2, niimoodi hakkavad nad riburada pidi minema. Ja vaat see C0 siis kehtib 250 grammini. See ei tohi olla 250, see peab olema alla 250. Siis droon liigitub kategooriasse C0. Ja C0 tähendab siis seda, et on vaja lendamiseks põhimõtteliselt nagu luba, mis kategoriseerub A1 alla. Ehk et seal on nagu teised kategooriad, nii-öelda alamkategooriad. Ühed on siis valmistajapoolsed klassid, teised on lendajapoolsed nagu, kuidas me lihtsalt sõnastan nagu loa kategooriad. Need on siis A1, A2, A3. Ja A1 kehtib siis just siis, kui droon on alla selle maagilise 250
grammi piiri ehk C0-il ja kui ta läheb sellest üle, siis rakendub järgmine lubade kategooria. Noh, see siis lihtsustatud öeldes tähendab seda, et kui selle kerge drooni puhul, no seal on peal ka kaamera, siis näiteks Eestis pead sa ennast registreerima täna käitajana ja võid siis lennata ilmselt ka mujal EU riikides, siis järgmise kategooria puhul peaksid sa tegema siis A1, A3 kategooria eksami, mis käib läbi veebi, et sa oled siis piloot. Nii et see ei tähenda nüüd sugu, et kui droon kaalub üle 250 grammi, siis sa ei tohi sellega kusagil lennata. Ikka sa võid lennata, sa pead lihtsalt siis teistest piirangutest lähtuma ja üks nõue on siis see, et sa pead tegema ära ka selle eksami, mida siis kergema drooniga tegema ei peaks. Aga sa käisid, kontrollisid, kas ma nüüd peaksin tegema eksamit või ei peaks? Just, selle jutu alguse juurde nüüd tagasi jõudes, jah, siis DJI on sellele oma miniseeria droonidele kogu aeg on need olnud alla 250 grammi ja kui ma ei eksi, kas isegi 4 all oli neil lausa kiri, et see on alla 250 grammi, see oli vist grammid trükitud, nüüd on siis 5 puhul seal see label C0 ja C0 peaks nüüd tähendama, et on alla selle ja siis peaks olema kõigil nii-öelda käed puhtad, et meie lendame ja drooni müüjad müüvad ja tootjad muudkui toodavad ja kõik on väga rõõmsad. Aga siis pandi droon kaalu peale, ma pean tunnistama, et esimest korda, kui mina üldse hakkasin ka droone kaaluma, alati me oleme usaldanud kõiki, võib-olla peaks hakkama telefone ka kaaluma, mine sa tea, äkki me kasutame tegelikult 2 korda raskemaid telefone kui see, mis meile öeldakse. Ja siis terava pilguga kaalujad avastasidki, et need droonid, mida nad nüüd on ostnud, need on kõik raskemad. Ehk et need droonid, mida olid kasutajad või need reviewerid, testijad saanud võrrelda ja siis ennem avaldamist testida, need väidetavalt olid kergemad, need olid 249,9 tõepoolest. Aga need droonid, mis müügile jõudsid, need olevat raskemad ja kummaline on seal puhul ka see, et kui vaadata nüüd DJI lehte, siis just seesama Mini 5 Pro on ainus droon, kus DJI on toonud välja sellise huvitava tolerantsi seal disclaimerina all, et droon kaalub 249,9, aga tänu mingitele erinevatele materjalidele ja valmistusprotsessidele ja mida teab veel millele, võib see drooni kaal kõikuda +–4 grammi. No nii. Ühegi teise drooni puhul DJI pole nii öelnud, isegi Neo puhul pole öeldud, Neo puhul on täpne kaal grammides, raskemate puhul on täpne kaal grammides. Seal on küll mõnel puhul öeldud, et mõned valmistaja tolerantsid võivad natuke kaalu mõjutada. Aga just nimelt see Mini 5 on ainus, kus on siis lisandunud mingi selline huvitav 4 grammi jutt sinna. Ja sama teema siis jätkuks. Ja nagu sa vihjad, võtsin ma tõesti drooni. Droon.ee-st oli see kohe neil hopsti olemas ja läksin sinna kõrvale siis kullapoodi. Kristiine keskuses on kullapood, kes kaalub kulda. Ja ilmselgelt võiks neil olla täpne kaal. Ja see kaal näitas siis ka selle letist võetud drooni kaaluks tõepoolest 252,215 grammi ehk nagu tuhandiku täpsusega. Nii et jah, see vastab ka sellele, mida enamik neid kaalujaid netist on selle drooni kaaluks saanud. Mis see nüüd siis tähendab, et kui mul on, ma tean inimesi, kes selle drooni ostnud ja kel pole eksami luba teinud. Ja kui sa vaatad seda drooni, sa ei näe seal mingit lisa küljes, mis 3 grammi võiks põhjustada, aga kui mis ma teha saaksin, siis kas ma lihvin maha sealt natuke plastikut 3 grammi võrra ja siis on nagu legaalne ilma eksamita seda lennutada? No ütleme jah ja ei. Olenevalt regioonist. Nimelt on selgunud peale seda möllu, mis siis internetis lendu läks, et tegelikult ikkagi C0 sertifikatsioon on kehtiv Euroopas. Ja miks see nii on? Seda on siis selgitanud EASA insener Natale Di Rubbo ja öelnud, et see standard, millel on keeruline nimi PREN 4709-001 ikkagi lubab 3% tolerantsi stardikaalul. Kui tolerantsi piiresse jääb kaal, antakse ikkagi välja see sertifikaat. See on iseenesest selline üsna nagu uus info, vähemalt seni igal pool ringi vaadates ei ole kusagil mingisugusest 3% juttu olnud. Aga tõesti, võib-olla see on seal standardi sees siis nii sügavale ära peidetud, et see ei olegi olnud avalik info. Ja igal pool seadusandlikes materjalides on kogu aeg juttu just sellest 250 grammist. Ehk et kui vaadata ka meie transpordiameti või mis amet see on, kes reguleerib siin kogu seda lendamist ja seaduseid,
kõikil on juttu tegelikult 250 grammist, aga see siis puudutab just nimelt selle drooni sertifitseerimisprotsessi ja sealt on siis välja ilmunud see maagiline 3%, mis tegelikult selle drooni puhul tähendaks lausa 7 grammist kaalu erinevust, mis on ausalt üsna märkimisväärne number, et kui see nüüd tõesti kõikides kategooriates on selline tolerants, no siis tekib küsimus, et noh, mis siis üldse siin pingutada nii väga, et miks see droon siis vabalt ei võiks ka kaaluda juba 257 grammi ja omada võib-olla suuremat akut. See on nagu natukene kummaline asjade käik, et kas see on siis nüüd tõesti nii või on DJI seal mingisugust survet avaldanud, no võta see kinni. Aga igatahes, kui seal on nüüd C0 peal, siis väidetavalt Euroopas on korras. Olgugi, et seaduseid vaadates endiselt ka kasutajal igal sammul on kirjas ja drooni müüjal samuti, et ta peab veenduma, et see droon tõesti kaaluks siis alla 250 grammi või vastaks sertifikaadile. Nii et noh, ilmselgelt, kui ta nüüd sertifikaadile Euroopas vastab, noh siis justkui peaks olema kõik ikkagi hästi, vähemalt sellise loogika baasil. Aga Ameerikas on lugu halvem. Ameerikaga on ikkagi selline seis, et seal EASA mingisugust sõnajõudu ei oma, sest tegemist ei ole Euroopa, tegemist on Ameerikaga. Ja seal on siis asutus nimega FAA ehk Föderaalne lennunduse administratsioon, kes ütleb, et 250 grammi on 250 grammi ja seal on samuti siis mingisugune seaduse pügal 14 CFR osa 107 ja seal mingisugusest tolerantsidest juttu pole. Nii et Ameerikas on täielikult 0 tolerants, vastutus täielikult piloodil. Kui ta võtab täna Mini 5 Pro, siis on see raskem ja siis ta on teises kategoorias ja vajab neid teisi nõudeid, mis seal on siis piloteerimisel ja käitamisel ja nii edasi. Mul tunne, et see viitab ka sellele, et DJI-l on selle tooteliinil midagi nagu on nässu läinud või allhanke korras on nässu läinud või kuskil on mingi see probleem, mis selle ootamatu tolerantsi on tekitanud teema. No jah, ja isegi täna nagu kipub mulle vägisi nagu jääma isegi mulje, et DJI nagu üritab praegu selle EASA käsi väänata, sest see on nagu esimene selline kaasus. Et nagu EASA poolt tuleb ka mingisugune huvitav nagu kiirustades vabandus, et ohi, et me nüüd ikka proovime reguleerida seda asja, seal on, et tolerantsid DJI enda lehel on selline huvitav jutt, mida pole ühegi teise drooniga. Et tegelikult kogu sellest sisuliselt üsna mõttetust teemast on üsna suur mäsu tekkinud, mis väga huvitavalt kogu selle asja nagu meile nagu valgusesse toob. No väga põnev jah, näed, meie ka sattusime siin valeinfo levitajateks 3 grammide tõttu, et 3,. Jah, et ei saa öelda, kas see info nüüd vale oli, sest et tegelikult DJI ju ise ka sedasama infot meile ütleb, 249,9 grammi peaks see droon kaaluma. Ja noh, sellest ongi huvitav lähtuda, me veel kiitsime insenere, kuidas nad on täpselt oma tööga hakkama saanud. Võib-olla ongi, sest et ega üks asi on ju see, et seal sees on need elektroonikakomponendid, teine asi on meil aku ja tõenäoliselt aku on võib-olla see kõige muutuvam, äkki siis need akuelemendid mingil põhjusel, ma ei tea, sisaldavad mingisugust huvitavat ainet rohkem või vähem, mille arvelt siis see kaal muutub, sest noh, tõepoolest veel korrates seda, et kui sa teed täna elektroonikaseadme komponentidest, no siis tolerants peaks olema tõesti milligrammides, sest see on ju niivõrd liivitud kaudselt ja otseselt, kui palju mingid mikroskeemid ja plaadid ja kruvid ja kleepekad ja värvid ja kõik see asi kokku kaalub. Nii ta on. Lähme siis aga edasi järgmiste teemade juurde, mida me tahame täna jagada ja selleks on Meelis ja Glen, te vist mõlemad olete nüüd siin kuulanud uut paari kõrvaklappe ja vaja selgeks vaielda, kelle kõrv on kuningas. Lasen kõigepealt Glenil rääkida. Klappide puhul on tegemist siis Bowers & Wilkinsi ehk BMW BX8 S2-ga. See viimane number näitab seda, et see on siis nüüd teine versioon või nii-öelda uus mudeli uuendus, eks ole. Ja võib-olla Glen ütleb, mis mulje kiirel kuulamisel talle jätsid. Minu kuulamine oli tõesti erakordselt kiire, selline mõõdetav ka milligrammides umbes, et millisekundis, jah. Ja no kui ma ütlen, esimene mulje ei ole väga halb, aga ei ole ka mingisugune nüüd, et oi, et lõpuks on olemas kõrvaklapid, mida kõik peaksid ostma, et see kõlapilt on selline
hästi bassine, natuke vähem on seal keskmisi sagedusi ja suhteliselt teravalt on seal kõrgeid sagedusi. Ehk et kokkuvõttes mul nagu esimene mulje oli see, et ma ühendasin need telefoniga ära ja siis ma kohe arvasin, et niikuinii, et Meelis on pannud sinna mingisugune kuritahtliku sellise loudness funktsiooni sisse või mida iganes, noh, mis nagu tõstab bassi ja siis keskmisi surutab ja kõrgeid jälle kergitab. Aga seda etteruttavalt öeldes Meelis ei olnud teinud, aga siis ma üritasingi nagu äpi kohe ära tõmmata, et panen ta siis käima ja kohe vaatan seal need ekud ja settingud üle. Ja siis esimene komistuskivi oli see, et ma ühendasin kõrvaklapid Bluetoothiga enne ära ja siis tõmbasin selle äpi ja siis äpp ka ühendus kenasti nii-öelda kõrvaklappidega ära, leidis nad kõik ülesse ja siis käskis mul kinnitamiseks viibata üles-alla ja kuvas mulle mingit toitenupu pilti ja siis hakkas see olukord, kus ma hakkasin vandesõnu kasutama, sest ükskõik mida ma tegin ja viipasin ja siis ma ikka nühkisin neid klappe ja lülitasin seda nuppu ja ma ei saanud sealt mitte mingi nipiga edasi, aga noh, selle probleemi siis lõpuks lahendas see, kui ma unustasin need klapid telefoni jaoks ära ja lähenesin läbi äppi, et ma ei ühendanud siis neid nagu enne Bluetoothi külge nagu ära ja panin siis äppi ja panin äpid nagu enne käima, lasin äpil leida need klapid ja siis tõesti ta tahtis lihtsalt seda toitenupu vajutust, mis eelmisel korral ei töötanud, aga siis ta hakkas tööle. Ja noh, pean kahjuks ütlema, et ma ei leidnud sealt jah, et Meelis oleks kuidagi kuritahtlikult equalizer'it eelreguleerinud minu jaoks, et tegelikult equalizer oligi nullis. Seal oli vist mingi natural või mis iganes setting ja sellisena nad karbist võttes kõlavad. Et bassi sealt ja sellise nagu loudness graafikuga, aga mitte jah, nagu talumatult halvasti, kindlasti mitte, et seal ei olnud nagu sellist tunnet, et midagi õudselt segab või nii, et ta oli selline kõlaprofiil, mida võib-olla tõesti vaiksemalt kuulates siis ongi mõnus kuulata, et sul on niisugune bassine ja võib-olla noh, niisugune säravam sound, keskmisi on vähem, aga kui sa tahaksid jah, sellist stuudioklappide niisugust detailsust ja keskriba, seda on nagu pigem seal vähem, aga sa saad equalizeriga seda niivõrd kuivõrd muidugi turgutada, ma ei mäleta, Meelis saab kohe parandada, seal vist oli 5 või 6 ribaline või noh, 10 päris ei olnud, vist oli 5. Oli 5 jah. Et saad 1,2 said teha ja noh, müra summutust ka põgusalt proovisin, see tundus mulle ausalt väga hea. Et ei saa nagu halba sõna öelda, nii et minu poolt selline hea koolipoisi keskmine hinne neile. Nüüd saan mina rääkida kõigest sellest, kuidas me Gleniga üldse nõus enamuse nende, või ütleme nii, et siis ma olen nõus sellega, mida Glen ütles, aga ma näen seda asja teistmoodi. Hakkame võib-olla sellest pihta, et mürasummutus ei ole hea, ei ole ka halb, aga ta on täiesti keskpärane. Ta on sarnane Sennheiser Momentum 4-ga, Sonos S-iga, ta jääb kõvasti alla AirPodsile, Sonyle, Bose'ile, eks ole. Noh, ma ütlen enda kaitseks, mul ei olnud ka võrdluseks praegu kõrvale võtta siia ühtki nagu paremat klappi, et ma panin sellise mürina käima ja siis vaatasin, kuidas summutub, see summutus. Ja aga samas nagu võib-olla tootja kaitseks saab öelda seda, et punkt 1 on see, et sellest mürasummutust tegelikult piisab, sest et ta ikkagi summutab tänava müra üsna efektiivselt ja ka passiivne mürasummutus on okei. Ja kui sa paned sinna mingi muusika mängima, siis see ju ka ikkagi maskeerib natuke seda väljavõtt heli või siis tulevat heli. Ja teine asi on see, et tegelikult kuigi tegemist üsna kallite klappidega, siis selles klassis ehk siis selliste kallite juhtmevabade klappide klassis on mürasummutus kõigil üsna kehv. Ehk siis need nii-öelda tehnikafirmad ala või kes on sellele pühendanud aastakümneid nagu Bose või Sony või viimasel ka Apple, nad lähenevad selle teistmoodi, et neil on umbes mürasummutus esimene ja helikvaliteet teine, siis sellistel BMW tüüpi firmadel on see asi nagu vastupidi, eks ole. Aga teine asi, millega ma Gleniga nõus ei ole või selles mõttes, et näitab seda, kui erinevalt me asju kuuleme või kui erinevalt me asju hindame, on see, et mina saan täiesti puhta südamega väita, et tegemist on konkurentsitult parima heliga juhtmevabade kõrvaklappidega, mida mina kunagi kuulnud olen. Eriti just suurte kõrvaklappidega. Ma olen kuulnud mõningaid parema heliga klappe, aga need on kõik juhtmega. Ja teine asi, mida ma kohe ütlen, kui Glen ütles, et tuleb equalizeriga peale kaasa aidata, siis need klapid olid ka minu kogemuses vist ainsad, kus ma tundsin, et mul ei ole kunagi elus vaja kasutada equalizerit, sest et see tuuning oli minu jaoks nii täpselt paigas, see oli minu jaoks nii meeldiv ja ma küll puudutasin equalizerit ka, sest ma tahtsin testida ja vaadata, mis ta teeb sellega, eks ole. Aga tegelikult
kõigil teistel klappidel mul on olnud vaja ja näiteks siin Nothingu klappide puhul, mida me hiljuti testisin, millest me rääkisime, oli vaja ikka nagu kõvasti equalizerit tuunida selleks, see heli nagu mõistlikuks saada. Siis seal oli see heli nagu vaikimisi minu jaoks eriti hea. Ja kui sa ütled, et passi on palju, siis jah, passi oli ilmselt ka palju, aga mina olengi nagu selles mõttes ma olen Gleniga nõus, et kui mina olen see inimene, kes reeglina siis muusika kuulamiseks keerab oma equalizeri veekurvi nii-öelda kõrged ja passid ülespoole, siis nende klappidel ma ei pidanud seda tegema, eks ole. Ei pea kindlasti mitte. Ja teine asi on see, et kui sa passi tugevusest rääkides, minu arust nagu see pass oli küll tugev, et oli minu jaoks piisav, võib-olla mõne jaoks liiga piisav, aga samas teistpidi oli see, et see bass oli selge, näiteks kui sa võtad Sony klapid, paned ta vaikimisi profiili, siis bass on minu arust ka üsna, Sonyl on ka üsna bassiline heli, eks ole, aga see bass on siuke mudasem ja kumisev ja nii edasi Sonyl. Ja teine asi, millega ma Gleniga kindlasti nõus olen, on ka see, ma kirjutasin oma testi ka selle, et kesksagedused on vähem välja toodud kui nii mõningatelgi konkurentidel ja võib-olla mõned inimesed, eriti mingid rokisõpradel on võib-olla vaja seda keskmist osa nagu equalizeriga juurde aidata, eks ole, et minul seda ei olnud vaja, aga ma tunnen seda, et võib-olla see on vajalik. Nüüd, kui ma räägin nagu helist veel, siis üks asi on see, et mis teevad nagu need klapid minu jaoks heaks, kaks asja. Esimene asi on see, et nad on ma kuulsin muusikas detaile, mida ma ei ole varem kuulnud, mis on nagu ja mida ma arvasin, ma ka ei kuule selles mõttes, et oma nagu suhteliselt kehvade kõrvadega. No neid detaile muide segan kohele kuulsitegi täpselt selle pärast, et nad on üsna palju kõrgeid sagedusi boostivad ja sellist kõrget keskmist, et nad toovad väga esile seda sära, et samas vaata, mäletad, me rääkisime, et kõrged sagedusi on boostitud ka XM6-tel ja siis nendel BMW odavamatel mudelitel, eks ole. Ja nende odavamate mudelite puhul ma tundsin, et kõrgeid on nagu liiga palju või võib-olla see selline kõrgkeskmine mingi 10 või 8 kHz osa oli nagu sealt boostitud rohkem ja see häiris mind rohkem. Kuigi ta oli okei, aga ta häiris mind rohkem. Siin ta ei häirinud niimoodi. Ehk siis ma kuulsin selle asju, mida ma tavaliselt ei kuulnud, hoolimata sellest, et see muusika, eks, mis tuleb, on ju Bluetooth'is on kokku pakitud, eks ole. Ma kuulasin mõlemad, ma kuulasin üle Bluetoothi kui ka siis juhtmega FLAC-i ja mõlema puhul oli siis nagu üsna hea. Teiseks on siis see, et korraga on need klapid väga andestamatud vigade suhtes, ehk siis nagu Glen oskab seda kindlasti paremini kommenteerida, aga seal on ikkagi see, et kui sa kuulad mingit lugu, üks asi on see, et kui sa kuulad mingit lugu, mida sa oled varem korduvalt kuulnud ja sa kuuled sealt detaili, mida sa varem on kuulnud, teine asi on see, et sa kuuled ka ikkagi kardinaalset vahet salvestuse ja masteringi kvaliteedis, mida sa kehvemate klappide puhul ei pruugi kuulda, eks ole. Ja teine asi on see, et kui sa kuuled mingit sõnalist asja, ehk siis podcast ja audioraamatust, sa ikka kuuled nagu veel rohkem seda, kas kellelgi on kehv mikrofon või kas raamatulugeja keerab lehte, eks ole, või ma ei tea, liigutab tooli, eks ole, liheleb seal, et sellised asjad on nagu ikka oluliselt rohkem kuulda kui odavamatel klappidel. Ja nüüd teistpidi jällegi on see, et kui odavamatel klappidel kehv kvaliteet, kõvasti kokku pakitud asjad kipuvad ikkagi, bass kipub minema mudaseks ja kõrged kipuvad minema kriipivaks ja klapid ei suuda nagu sellest läbi närida, siis need klapid närisid sellest kõigest väga hästi läbi, et ka selline tõeliselt kehv helikvaliteet oli küll kehv, aga samas ta ei kriipinud mu kõrva niimoodi nagu odavamate klappide puhul, et oli nagu kuidagi ühtepidi nagu halastamatum, teistpidi hoopis andestavam, eks ole, sellise kehva kvaliteediga asja puhul. No, kui ma vaatan seda mõõtegraafikut ka, mida on kahjuks küll ise ei ole teinud, aga siis ma näen, et see kinnitab ka siin meie mõneti vastuolulist juttu päris hästi, et tegelikult nad siis jah, altpoolt 500 hertsi hakkavad üsna jõuliselt basse tõstma, et sellisest ideaalgraafikust lähevad nad siin mõni detsibel ehk isegi 4-5 detsi üle ja kuni siis 50-20 hertsini alla välja. Ehk et see alumine ots on selgelt jämedam ja ülevalpool sellisest ideaalist. Ja küll siis see keskmine osa on enam-vähem ideaali lähedane, aga kui nüüd ütleme selline, kuidas ma ütlen, kui ma kuulan ka oma neid kiidetud ja standardiseerunud minu kõrvade jaoks stuudioklappe MDR 7506, mis rõhutab keskmist võib-olla mõnevõrra rohkem, siis siin on 1000 kuni ütleme 4000, 1000 kuni 3000-ni, isegi pigem 4000-ni jah,
on pigem nagu, ei ole küll auku, aga ei ole veel ka mingit tõusu erinevalt sellisest ideaalgraafikust, kus võiks juba olla inimese kõrva jaoks siis seal 2000 juures tõus. Ehk tegelikult siis, et need sagedused, mis on siis keskriba, selline infosagedus seal kuni 4000 hertsini, seda nad mängivad selgelt vähem, aga vaat siis tuleb sihuke väga järsk tõus. Ja kusagil 5000 juures on juba neil see graafik isegi üle selle soovitusliku. Seal on jälle väike auk ja siis teine hästi kõrge tõus, mis on ka üle soovitusliku, jääb sinna 9000 hertsi kanti. Ja vaat siis nad jälle kukuvad ära, nii et üle 10 000 on nad jälle suhteliselt lahjad, et ideaalgraafik tegelikult mängib kusagil 15 000-ni enam-vähem nullnivoo peal, siis need klapid kukuvad sealt juba üle 5 detsibelli alla sellest 10 000-st. Ehk nad siis väga jõuliselt kergitavad jah seda sellist 4000 ja 8000 regiooni. Need on väga tugevad tipud, mis loovadki sellise hästi sellise kitsa särava tunde, aga teistpidi muudavad üsna sõltuvaks ka ikkagi salvestusest, et võib-olla kui on selline teravam salvestus, siis ma nagu julgeks arvata, et see võib isegi nagu liiga terav olla. Aga noh, seda saab siis juba reguleerida. Üks asi, mida siin kohe võrdluseks tuua on see, et kui me võrdleme neid klappe siis 1,5 korda odavamate sama firma klappidega, mida me siin varem kuulasime, ehk siis PX7 S3-dega, mis ka tegelikult mulle meeldisid, siis nende puhul on see, et just see vahe siis erinevus detailsuses ja kogu selles kvaliteedis, mis mulle tundus, on tegelikult tuleneb nagu konkreetselt 2 asjast. Et esimene asi on siis ilmselt tuuning ja teine asi on siis need valjuhääldid, mis on siis sellel mudelil süsinik valjuhääld, teisel odavamal on pabervaljuhääldid ja sealt peab see vahe tulema, sest et kõik takid, võimendid, kogu muu elektroonika, kaasa arvatud ka korpuse, mitte materjalid, aga korpuse siis mõõtmed on identsed. Mis ei ole identsed on see, et natukene on muudetud disaini, et kui ma odavamate mudelite puhul ütlesin, et nad suruvad mul üsna tugevalt vastu pead, kuigi nad otseselt ei häiri, siis need olid peas palju mugavamad, nad nagu olid tõesti mugavad minu peas vähemalt. Ja materjalid on ka, et noh, võib-olla loomakaitsetele ei meeldi, aga tegemist on napanahast kõrvapatjade ja selle ribaga, mis üle pea käib. Ja samuti siis selline, mul 2 värvi must, siuke pruunikas, see pruunikas oli siis meil testis ja huvitav disaini element on see, et kaabel on siis punutuna toodud välja sinna selle kõrvavõru peale, et kõvasti sinna kinni kleebitud, et võib-olla ma ei tea, kui tugev või töökindel see on, eelmisel mudelil seda ei olnud niimoodi välja toodud, aga see näeb nagu ilus välja. Et üldse nagu, kui me räägime heli poolest, siis võib-olla mõned 1000 eurosed klapid saavad võib-olla heli poolest nendele vastu, aga disaini poolest minu maitsele vähemalt ei saa, sest enamus neid igasugused Bang & Olufsenid ja Focal Babies ja muud sellised, mis siin konkurentsis pakuvad, on tegelikult Tali IO 12 näiteks ja on kõik nagu koledamad, et selles mõttes see disain on ka väga hea. Nüüd kokkuvõttes tuleb öelda, et mina ilmselt omal neid klappe ei ostaks, nad lihtsalt on minu jaoks liiga kallid, et ma siiski, kuigi ma kiidan neid, siis ma nagu ei saa ise sellist kulutust enda jaoks õigustada. Mis see nende hind täpsemalt on? Ei olegi rääkinud. 729 eurot on soovituslik müügi hind. No ja mingi hetk nad ilmselt kukuvad alla 600. Nad on nagu, Bang & Olufsen, Bowers & Wilkinsi kõige kallimad klapid, eks ole. Aga ma ütlen, et enamus konkurente, millega nad konkureerivad siin, ma just ütlesin, Bang & Olufseni H95 ja Tali IO 12 on ikkagi see 1000 eurosed klapid, eks ole. Nii et selles mõttes nad ei ole nagu omas klassis, ei ole tegelikult väga kallid. Aga jah, et selles mõttes nad on minu jaoks liiga kallid ja kui sa raha lugema ei pea, siis minu soovitus nad igal juhul saavad, sest mulle need klapid väga meeldis nii disaini kui heli poolest. No vaat ma nüüd seda hinda kahjuks või õnneks enne ei teadnud. Nüüd ma sain teada, kui ma ikkagi tegelikult, kui ma seda hinda nüüd kuulen ja siis ma neid klappe ka uuesti kuulaksin, siis ma nagu ütleks küll, et ma oleks arvanud, nad on sellises 300 euroses klassis seal möllavad või 300-400 sees, et kui isegi ma meenutan siin neid, kas olid vist JBL Tour One M3, mida ma hiljuti kuulasin. Ma ei tea, kas meil sina ka neid kuulasid? Ei kuulanud, aga eelmised JBL-i mudelid olid kindlasti kõvasti kehvemad, nii et. No äkki siis ma peaks need veel kord sulle tooma. Mul praegu küll läksid need küll tagasi, aga ma võin neid ilmselt uuesti veel korra prooviks võtta. Et need klapid ju maksavad 350 eurot ja kõlavad ka väga-väga hästi. Et üldse mitte kuidagi pidi niimoodi subjektiivselt mõttes kindlasti mitte halvemini kui need
Powersid, mis on ju põhimõtteliselt 2 korda kallimad. Mina mõtlen, et mina olen viimasel ajal ma olen võrrelnud, eks ole, olen kuulanud XM6-sid, siis neid 300 euroseid Nothingu klappe ja siis nende samade Bowers & Wilkinsi odavamat mudelit ja nendest kõigist oli need klapid minu jaoks ikka peaaegu üle. Nendest 300-400 eurostest klappides siis. No jah, XM6 puhul oli üldse mingisugune huvitav helikorrektsioon seal tehtud. Ma ütleks, et XM5 kõlasid nagu paremini kui XM6. Aga Sony klapid tegelikult ei tõsta või seda, kuidas ma ütlen, Sony klapid natuke rohkem mängivad sellist madalamat kesksagedust ka. Et need Powersid on teinud ja sellise kuidagi väga niisuguse kitsama korrektsiooni seal just, et tekiks siis selline nagu see loudness efekt võimenduks rohkem. Et Sony klapid on nagu natuke rahulikumad, et jah, selles mõttes muidugi võib diskuteerida, et kas bass on nüüd mudasem või parajasti mitte, et Sonyl kipub võib-olla olema seal sellist 200 hertsist bassi äkki rohkem, aga mine sa tea. Aga jah, kui ma seda ikkagi sellist hinnaklassi vaatan, et siis ma nagu ütleks, et ikkagi võib-olla 700 päris nüüd ei pea kohe maksma sellise nagu karbist tuleva heli eest, et sest need kallimad, jah, tõsi, need olid küll juhtmega klapid, mida ma hakkan mõtlema, mida ma siin ju võrdesin, et seal olid natuke teistsugused parameetrid ja avarust rohkem. Mina olen ka kuulnud natuke paremaid klappe, mis on kõik olnud juhtmega, juhtmevabasid klappe, ma ei ole minu jaoks niivõrd meeldiva heliga veel varem kuulnud. No jah, mõtleme veel, mul nagu minu esimene nagu tunne oli selline, et wow, et see loudnessi nupp on keeratud ikkagi nii palju peale, kui annab. Et see oli nagu esimene mulje, aga teistpidi vaiksemalt kuulates see ei ole võib-olla üldse halb ja nende klappide puhul kindlasti ei ole midagi sellist nagu ebameeldivalt keemilist seal ei olnud, et nagu sa paned midagi käima, siis hakkad kohe nagu tunne, et sa tahaksid akent avada, et sellist tunnet ei olnud. Aga jah, minu jaoks nagu tibakene üle võimendatud siis nii kõrged kui bassid, aga ma võib-olla võrdlen jällegi mingi muu meetristikuga natukene. Kuulge, väga hea ülevaade, paar üllatust oli ka siin lõpus tõepoolest, aga meie saate aeg on läbi ja põnevad lood Glenni võitlusest suurkorporatsioonidega interneti inimõiguste eest jäävad järgmiseks korraks. Ärme veel reeda, mis seal kõik juhtus, aga te kuulete Glenni, selles mõttes kuulsite täna, et lõpp hea, kõik hea. Olen ikkagi olemas, jah, ütleme, et nädal oli intensiivne, suhteliselt ühepoolne, aga see eest huvitav, natuke meenutas ka seda DJI grammide asja, et palju, kuidas ma ütlen, see on see Eesti vanasõna oli, et palju kära ja vähe on villave. Ja, aga jätame selle nii-öelda õhku rippuma, et mis siis juhtus ja mida me siin võib-olla teistel õppida oleks sellest. Igatahes, tänane saade läbi, me kohtume teiega oktoobrikuus, sellepärast et september on ju läbi saamas. Täna aitäh kõigile kuulajatele ja järgmise korrani. Saadet toetab Volkswagen, luues elukestvaid suhteid.